Mopsitsiilia ja Saaremaa saladus. Üks väga tähtis koer jutustab ise. Ma olen mops. Minu nimi on Sitsiilia. Ma olen suur, kuigi kõik kutsuvad mind pupsikuks. Lihaseline ja mul on saba, mis keerab end rõõmsalt krussi, kui ma tunnen end kindlalt. Ja ma tunnen end peaaegu alati kindlalt. Perenaine ütleb, et mul on karisma. Ma ei tea, mis see tähendab. Aga kui selle eest antakse mulle kalatsükt, võin olla kas või karisma ise. Ma tean täpselt, mis on maja kõige tähtsam koht, laua all. Aga jätke meelde, ma ei ole see koer, kes elab purukeste nimel. Puru on elujäänus. Mina valin kanakintsud, hommikuse seikluse lõhna ja asjaliku päeva alguse. Ühel hommikul lamasin rõõmtool, jälgisin tänavat, inimesed liikusid, aga keegi ei teadnud, et just mina olen see viimane kaitseliin hommikuse söögi ja tuvide sissetungi vahel. Ja siis ütles perenaine, Sitsiilia, pane end valmis, me lähme Saaremaale. Ma tartusin, vahtisin otsa. Ka mina. Perenaine muigas, muidugi koos sinuga. Üksi ma ei julgeks sind jätta, sa pööreksid linna pahupidi. Mu saba tegi 3 tiiru, see tähendab, et olen nõus. Saaremaa, olgu pealegi. Kui on inimesed, siis on ka lauad. Kui on lauad, siis tuleb seiklus. Ja kui mina nägin, kuidas meie auto sõitsis sisse tohutu valge looma parvlaeva kõhtu, sain ma aru, see ei ole puhkus. See on erimissioon. Kui meie auto sõitsis parvlaeva sisse, tardusin. Ta neelas meid alla vabatahtlikult, mõtlesin ma. Aga perenaine oli rahulik. Nii otsustasin ka mina. Kontrollin olukorda üle. Sees lõhnas nagu meri, diisel ja sajakesed. Muidugi tahtsin kohe minna lõhna suunas, aga perenaine viis mind hoopis tekile jalutama. Seal oli palju tuult, palju võõraid inimesi ja kajakad. Ei, mitte lihtsalt kajakad, peakajakas, valge, kollase nokka ja ülbe pilguga. Ma vaatasin teda. Tema vaatas mind. Kree, karjus ta liiga valjud. Ma vaatasin teda. Vastasin ma. Ta kissitas silmi. Jääk, lisas ta justkui öeldes viimase sõna. Me oleme Tallinnas, me maksame, haukusin ma. See oli pilkude duell. Keegi ei pilgutanud silmi. Perenaine kutsus mind. Kaegas keeratanud õhkel ümber ja lendas minema. Ka mina lahkusin uhkelt, kuigi tuul kerus mu kõrvad veidi viltu. Õhtuks olime kohal. Saaremaa tervitas meid mändide, lõkkesuitsu ja ühe väikese majutuskohaga. Perenaine ütles, et see on väga hubane koht. Ma uurisin restorani lauad läbi, puhtad, aga nurkades oli tunda kana. Tore koht. Leti ääres oli kaos. Keegi peab selle üle vaatama. No loomulikult mina, mõtlesin. Olin just valinud endale padi ja peaaegu uinunud, kui kuulsin seda. Tsap, tsap, tsap. Ma tardusin. See ei olnud külmkapp, ei olnud ka tuletõmme. See oli keldrist.
perenaine magas, mina ei. Ma otsustasin. Vaja partnerid, kohalikku. Helistavalt hea ninaga. Ja siis ma kohtasin Puksut. Ta istus tugitoolis, ootas peremeest, restorani kokka. Prantsuse buldog, kandiline ja tõsine. Üks karv longus. Mis su kõrvaga juhtus? Küsisin. Pikk lugu, vastas ta. Kutsikana õppisin sardelli järgi prügikasti, saal oli gaas. Kõrv jäi nii. Nimi Puksu panid talle kohalikud poisid mitte sellepärast, et ta solvuks, vaid sellepärast, et Vahel ma puhisen, ütles ta vaikselt. Kui nerveerin. Paar mitu praegu, vastasin ma. Me oleme keldrisse. Arvad, et see on kummitus? Sosistas Puksu. Arvan, et midagi seal on, vastasin mina. Me paneme sellele missioonile nime. Kindlasti, ütlesin ma. Näiteks kas sussides? Jaa, noogutas Puksu. Ta vaikis hetki ja lisas. Igaks juhuks ütlen, ma võin jälle puhiseda. Vähemalt annab see märku, et keegi on kodus, muigasin ma. Me laskusime alla. Kelder oli jahe. Lõhnas vanede ämbrite maha läinud piima ja millegi varjatult kohal olevaga. Tšap. Ma tõstsin käppa. Puksu jäi mu selja taha, nagu tõeline turvamees. Ja siis ta tuli välja. Väike, okkaline, läikivate silmadega. Siil. Tavaline siil, mitte kass, mitte kummitus. Ta vaatas meid, meie teda. Ta aevastas. Me astusime sammu tagasi. Kes sa oled? Küsisin. Siil nuhutas kaussi ja hakkas kribistama. Väga valjult. Kõik siin nii jutukad või? Sosistas Puksu. Las sööb, vastasin ma. Ta teeb tööd. Kui ta lõpetas, ütles ta. Ma olen siin igal ööl. Me kuulsime eriti šür ja tsap-tsap, noogutasin. On tuul. Tsap-tsap, on me käpad ja sina. Me arvasime, et sa oled kummituskass, tunnistasin. Siil noogutas, pöördus ümber ja kadus varju. Isegi ei hüvasti. Imelik tegelane, ütles Puksu. Mõnes mõttes jah, nõustasin. Ta jäi hetkeks mõttesse. Tegelikult ta meenutab pontšikut. Ainult oksadega. Ma noogutasin. Ja iseloomuga. Ma läksin kaussi juurde, nuusutasin. Kui juba kohal olen, ei jätta ma midagi niisama. Sõin ära mõned jäänud kribinad, mitte ahnusest, vaid korra austusest. Maitsev. Ilma peptiidideta. Puksu vaatas vaikides, ta teadis. Nii oligi õige. Üle korrusel perenaine magas. Puksu keeras end kerra oma tekkele, millel olid autod. Ma viskasin end padjale. Haigutasin ja mõtlesin. Täna ole kõik nagu mulle meeldib. Seiklus, söög ja väike saladus. Ja igaks juhuks ohkasin veidi kõvamini, et hiired teaksid, kes siin majas perenaine on. Kas teadsid, Sitsiilia jagab fakte siili kohta? Siil on ööloom, ta tuleb välja, kui kõik magavad, välja arvatud Sitsiilia muidugi. Ta sööb putukaid, puuvilju, tigusid
ja vahel ka kassikribinaid. Kui siil puhiseb, ei ole ta pahane. Ta lihtsalt hingab nii. Siilil umbes 5000-7000 okkast, aga kui ta usaldab, ta ei torgi. Kui siil kaardab, veeretab ta end kerra, aga siit ta miski pärast ei kaardnud.